Tuleme selle raamatu sisukorra juurde ja lähme siit korraks nagu teemade haaval. Ma olen siin nagu suurte segmentidena pannud mõningaid küsimusi kirja, mõni paragraaf või punkt nagu või peatükk saab nagu justkui rohkem tähelepanu, aga sellest ei ole midagi. Su raamat on üles ehitatud põhimõtteliselt üheksa ibatüüpi pluss siis meeste iba ehk... Ma loen hiba tüübikore ette, et meil on siis tulemas siin täna juttu veel tähemärgi ibast ehk udujutust, meil on tulemas juttu paarisuhte ibast ehk kammist, olme ibast ehk nääklemisest, seksuaalsest ibast ehk sondeerimisest, Tinderi ibast ehk õngitsemisest, sõbrannade iba ehk klatšist, jalgpalli iba ehk pläkutamine, aforismide iba ehk targutamine ja pensionäri iba ehk kelbas. Need on päris huvitavad see mõttes nagu sõnavalikud aga tuleski siis alustaks sellest tähemärgi iba jutust, et ma saan aru, et sa ise ei pea ennast väga võib-olla, ma nüüd võin eksida, parandab palun mind, kui ma eksin, aga mulle tundub, et sa ei pea ennast väga esoteeriliseks inimeseks, ei ole väga spirituaalne. Just väga spirituaalse kontekstis nii-öelda igapäevast ei hõlju, aru saadab. Mina ka ei niimoodi hõlju, aga ma seda olen elanud 15 aastat, aga mitte niimoodi nagu siin, et ma nüüd olen kuskil kommuunis ja suitsetan ja kallistame ja ma niimoodi ka ei ole teinud, aga mingi piirini ma nagu olen läinud. Pigem vist intellektuaalselt rohkem. Ja siis mul on küsimus sulle, et sa tood välja selle ka, et inimesed tihtipeale just siis jutt on naistest, eks ole, me räägime ikka raamatus, mis on naistest enamasti. Ma ütlen mehed niimoodi teiega, aga praegu on jutt naistest. Et mis sa arvad, või miks sa ütled raamatus ka seda, et paljud naised peidavad ennast oma tähemärgi taha? Ja mida sa tegelikult mõtled sellele? Kas oskad tuua ka mingeid näiteid, mis enda elust on välja karanud, sest raamatus tegelikult tood neid hulgaliselt? See on paar aspekti. Mehe puhul nad proovivad siis seda nagu väga tihti varakult teada saada. Mitte, et nad oleks nüüd kõik süvitsi mingisugused väga spiritualistid või astroloogiasse süvenenud tegelased, aga nagu pinnapealsed tasandil on ju. Seda teavad enam-vähem kõik naised, kas ma klapid mingi teatud märgiga. Et see annab siis nagu mingit kinnitust meeste puhul. Nad arvavad, et nad kontrollivad mänguses. Eks ju? Nad arvavad, et nad teavad, mida oodata. See rahustab nagu natuke maha. Aga enda tähemärk annab nii-öelda vabandab välja teatud eksimused. Ma tegin seda sellepärast, et ma olengi siuke taeva poolt juba määratud. Siuke vastuolu? Kerge? Jah, et läksime lahkusest, et tead mis iganes. Ma olen lõvi ja sa oled kala. Sa oled mingisugune kala. Need asjad lihtsalt ei matchi. Siuke... On päris huvitav tegelikult, kui ma seda kohta lugesin, siis ma sain nagu muiata korralikult, sest et jälle, ise ei ole ma seda suhtestandardi kogenud ega kuulnud, aga ma olen neid lauseid ja neid vestluseid nagu kuulnud ja lugenud enda kohta. See on lihtsalt tõesti pani mõtlema, et kuidas see nagu nii vastuoluline on ühtepidi ja teistpidi ongi see, kui sa usud seda tähemärgi juttu, sa tõid seal hästi huvitava punkti välja ka just nagu sellise debativiisiline, kui sa usud seda tähemärgi juttu, et justkui on õige partner ja siis ikkagi lähete lahku, et siis kuidas siis nagu sai seda usaldada, kus siis kadus nüüd selle tähemärgi tõde jutt? Ja siis hakatakse seda seal välja vabandama mingisuguste muude mõjutustega. Aga ta oli ju kuu lõpus. Järelikult siis ikkagi see, mis iganes skorpion leiab noaga mulle sealpood päe juba, ma ei ole ikkagi päris veevale. Ühesõnaga. Armastatakse tõlgendada kõike nagu mingi supernatural, et see nagu vabastab vastutusest. Puhtaks. Aga mis ise kogenud oled? Oled sa päris jälginud seda, milliste naiste nii-öelda, kui on tulnud jutuks need tähemärgid ja sodiaagiased ja kõik see voodoo hookus-pookus, et kas seal on olnud sinu jaoks ka mingi kohti, kus vaata, et kurat tõesti need, selle inimesega on tõesti klappanud päris hea? Ma olen nii palju kuulnud seda naiste suust, et mul on endal meeldanud juba, mis märgiga ma just kui peaks nii sobima. Aga paraku mitte ja ma panin ka selle sisse sellepärast, et tegelikult on see asi ikkagi andnud väga vastandlikke tulemusi. Et ühest märgist on ikka nii kardinaalselt erinevad inimesi olnud ja läbisaamiseni, et see siiski nagu on rohkem selline naiste enda mäng. Päris huvitav. Kas meestel on ka midagi, mille peale nemad nagu toetuvad sarnase nagu näitena või analoogina? Ma olen kuulnud, et ta on nagu aina populaarsem meeste hulgas ka. Et jälgitakse rohkem.
olen kuulnud siin mõne tüübi suust, ma poleks elus uskunud, ütles, et ta on ju kaljukits. Mida? Et see jääb nagu natuke meestele külge ka. Aga selle kõrval, millest mehed nagu juhinduvad. Ma püüan nagu enda peas ka mõelda korra ja samale küsin sinult, et kas on midagi, mida ma nagu ei tea, mehed on ikkagi natukene primitiivsemad, vaatavad ilu järgi. Mõtlevad alumise peaga rohkem. Alguses kindlasti on ju, et see on see esimene signaal. Ikkagi kiindutakse välimusse ja siis hiljem hakkab selguma, kellega tegu on. Tead, mulle kohad tegelikult, ja paranda, kui ma eksin, ja võib-olla see on minu kogemus olnud, aga ja võib-olla sul on teistmoodi. Aga mulle täna tundub, et kui ma täna peaksin nüüd otsima uut naist, oletavad rääkida, hüpoteetiliselt rääkida, kui ma täna peaks nüüd vallale olema ja uuesti hakkama uut naist otsima või tekivad need tinderdamised või ma ei tea, mis iganes viisid on, siis just nimelt mul on enda suke tunnud, et fucking good luck lihtsalt, sest ma lihtsalt ühtepidi ei viitsi seda teekonda enam ette võtta ja teiseks mulle tundub see täna nagu nii fucked up keeruline olevat, et ma olen vist siis elu lõpuni pigem üksi. Sest ma täna näen, et mida rohkem vanemaks ma saan, ma olen nüüd 34, mitte väga vana, eks ole, aga vanemaks saanud, ma täna tunnen, et täna on nüüd tegelikult ka mul mingid parameetrid, mida ma väga tugevalt ja nagu mõne mõttes nui neljaks nagu tegelikult jälgin. A la, ma ei tea, kas on siis mingi toitumisviis, eks ole, või suhtumine ellu või mingi väärtus või et ma ei suudaks enam koos olla X sellise inimesega või suudan täna olla koos kindlasti, näed X sellise naisterahva, kui ta sellise käitub või selline on. Mis on hästi huvitav, tegelikult ise panen jälle ennast nagu hästi kasti, aga need on tekib mingid nagu väga tugevad mängureeglid, mis maas ma tahan mängida. Ja sa põhimõtteliselt pääsesid oli nagu viimasel hetkel. 12 aastat tagasi oli siis... Ma olin 22 saamas. Ma mõtlen just, et mis aasta oli? See oli aasta 2025, 2013, jah, see oli 2013 algus. Jah, et siis oli ikkagi nutitelefonid nagu enam-vähem värsket. Jah, nad ei olnud veel sellised. Ma ei tea, kas Instagram Insta oli olemas mõned aastad ikkagi oli olnud juba, jah. Aga ta ei olnud kindlasti selline nagu... Ta ei olnud sukast globaalset haaret, on ju. Nii et jah, sa pääsesid vedas sul. Et ja see asi on läinud karmiks, jah. Ikkagi, ma ei tea, 90% ulatus ma julgen pakkuda on kolinud, eks ju, netti, teitimine, kohtumine. Ja seal on omad parameetrid, eks ju. Ei, seal on ju väga lihtne ka ennast mitte näidata sellele, kes tegelikult oled enne vähemalt mõnda aega, on ju. Ma jah, päris huvitav. Selle tinderdamisi me ka kohe jõuame, sest et mul väga meeldis, vahepeal toon neid referentsid raamatus ka. Raamatu alguses on sul kohe välja toodud CV, seda oli üldse see ülesehitus, minu lugu, minu CV, seda oli väga põnev lugeda. Ma alguses ootsin, et tuleb pikk elulugu, kui sa hakkasid siin neid alampealkirju panema sündinud, eks ole. Siis ma sain aru, et okei, kõik on läbi huumori prisma üles ehitatud. Ja kui ma jõudsin nagu täiendkoolitusteni ja selle CV osani, kus on siis nii-öelda see suhtealane või armastusalane kogemus naistega, siis ma lugesin, vaatasin, et holy shit, lihtsalt nagu what the hell. No, ja siis loen sindeni ja vaatan, et täitsa pekkis, kui erinevad me oleme nagu... Ja meil on neid mehi ja naisi, kes on elanud täiesti erinevat elu sinust minust. Ja mul on üks suhe ja mul on üks seksuaalne partner olnud, tänane naine. Ja siis ma mõtlen nagu, et what? Terves elus? Terves elus. Ja ma olin 21, 22, no sama naine, temale kaotasin süütuse, ma enne ei tekkinudki võimalust. Ja ma ei tahtnud ka. Kuidagi ei olnud seda hetk, nagu ei tekkinud tunnet. Ja siis ma lugesin, mõtlesin... Jooksid lugusid on, aga nad ikka... Aga inimesed on nii erinevad. Ja see on nagu ülipõnev on olnud seda lugeda, nagu, et issand, kui kihvt ja samal ajal ilma, et mul oleks kogemuse, mida sul on olnud, ma saan aru, millest sa räägid. Ja see näitab mulle seda, et sa oled pannud täkkesse millegi väga heaga. Kui inimene, kes on põhimõtteliselt sölipaadis olnud terve elu ja ühe partneriga. No see on hea märk, jah. Saab aru, millest sa räägid. Just. Sest ma tegelikult tohiks aru saada sellise viisil, aga ma saan. Eks ikkagi ju elad selles kultuuriruumis, sa ju tegelikult kogu aeg kuuled midagi või puutud kokku kellegi lugudega, et siis sa tegelikult tead adud, mis see reaalne situatsioon tegelikult praegu on. Täiega. Kas siin raamatus enda kogemusena on kirja pandud või jäänud ka välja mõni eriti valus või eriti naljakas kogemus, mida sa lihtsalt ei ole tahtnud siia jagada või vastupidi, see on siin kirjas ja see on sul isegi numbriliselt meeles, mis lehel see on, et inimesed, kes praegu siin saavad, võiks minna kohe piilumast, et see on lihtsalt nii humoorikas pesuehe näide elust endast.
kõik ikkagi on sees, ma põhimõtteliselt need, sealt, kus ma inspiratsiooni sain, need olidki need valusamad kohad, on ju. Nii et ei jätnud midagi välja. Nimed jätsin välja. Kui see mõte tekkis, kui huvitav, kui sa oleks nimed sisse pannud? Ei, mul ei ole niisugust ambitsiooni või kavatsust, on ju. See ei ole üldse oluline. Aga on mõni kirjutanud sulle ka või? Muidugi raamat on veri värske see mõttes, et kas keegi on sulle kirjutanud või need võib-olla tulevad alles, et kuule, sa kurat räägid minust praegu siin. Ma olen mõelnud selle peale, et kas sealt võib, ühesõnaga, ma olen asja ikkagi teinud nii anonüümseks, kui seal ei ole võimalik kedagi tuvastada. Aga kindlasti mõni inimene ise võib ennast ära tunda, lihtsalt keegi teine ei tunne. Nii et saab näha, kas ma tuleb mõni kiri või tule. Aga üks solvumine oli. Üks solvumine oli, ma nagu eeltrükki andsin ühele kunagisele. Lugeda. Ja, siis ta pahandas seal. Solvus. Aga see oli pigem tema nagu tõlgendus sellest. Et saab näha. Kuidas mind risti lüüakse ja kelle poolt, ma ei tea. No ma loodan mitte väga palju, aga mõned ikkagi tulevad, ma usun. See käib asjaga kaasas. Ma loodan. See mõttes kõik kaasas, et mulle tundub, et vahet ei ole, mida sa täna teed ühiskondlikus võtmes. On neid, kellele sa ei meeldi ja on need, kellele sa tohutult meeldid. Ma olen valmis selleks enam. Ma võtan kinni sellisest paarisuhte iba sektorist, mis on teeme väikse pausi ja selle tagama. Ja tegelikult tahaks küsida sult, sa tegelikult väga hästi selles siin raamatus ka kirjeldad seda ja ma sain elukaaslase koos, saime kõvasti naarida, lugesin talle ette eile mõningaid siit ja selle koha just, see oli väga värvikalt kirjeldatud ja siin on tõesti, ma ütlen, ma selles mõttes hoiatan, ma tegelikult ei peaks hoiatama, sest need, kes kuulavad mind, teavad, ka mina olen roppusuuga ja saadetes nii mõnigi kord ropendan, aga siin on väga illustratiivseid kirjeldusi nii mõnegi selgituse juures läbi Mihkli enda sõnade, mis mind panevad naerma ja ka sind, aga ma lihtsalt hoiatan, et siin on asju, mis võivad ka mõne mõttes nagu manada sulle väga värvikad pildid silme ette, kui sa oled inimene, kellel on väga kujutusvõime. Ja see minust lihtsalt vonki juurde, kui ma suudan näha seda, mida sa kirjeldad. Mind täitsa huvitab, mis koht see oli? Seal oli see... Ma ei mäleta, kas see meest ripparit jälgmine, kus parem või osa kunakott läheb suhu. Ma lugesin, mõtlesin, et issand, kui hea sõnastusega lihtsalt nii hästi kirjutatud. See oli hea, et ma tahaks ennast natuke tuulutada. Tahaks natuke tuulutada. See on päris humoorikas asi. Aga lähme randa jalutama. Tuul puhub ja käest kinni saad tuulutada. Ei, tahaks ennast sinust tuulutada. Mis see tegelikult tähendab? Sõbranadega välja. Mis mitte Hollywoodi. 3 vallalise sõbranaga, mis seal saab valesti minna. Nii et sellised päris naljakaid asju on öeldud. Ja see on nii huvitav, kui me loen selle, see sama ka, mis tahtsin just öelda, teeme väikse pausi, et need on nii nagu süütud laused tegelikult. Ja tulevad nagu justkui nii nagu siiras kohast isiklikust vajadustest, naiste poolt. Ja võib-olla meeste poolt, kui sa kasutab sama asja. Aga see tagamaa, ja ma ütlen alati, aga tagamaa väga tihti on hoopis midagi muud, kas alateadlikult või nagu teadlikult, nagu taotluslikult lähen ja tegelikult tahan midagi muud. Ja küsimus ongi see koht, et see sama teeme väikse pausi, see viitab tegelikult sellele, et teeme suhtest väikse pausi, aga see mitte kunagi üldiselt ei tähenda seda, mida ta tegelikult selle lausel mõtleb. Ja mina olen ka neid lauseid noorena kuulnud nendest nii-öelda, ma ütlen täna siis nagu mõttetutes suhetes, mis on pubekajas. Teeme pausi, tunnen praegu, et vaja natuke oma aega. Ja see paus mitte kunagi ei jäänud pausiks. See tähendab seda, et fuck you, Chris. Doors closed, et nagu igavikuline paus on. Jah, ja ma täna mõtlen ka, et mis kuradi paus, miks mul peaks vaja olema nagu suhtest nagu pausi või nagu ta tahab jätta endale siis optioni. Hingamisruumi optionit enne, oleme vabalt. Ta tahab midagi muud katsetada ja kui see läbi kukub, siis tal on vähemalt taganemist tee. Et ta ei taha päris nägemist öelda veel. See on ibana, klassika. Need näited on siin raamatus väga palju erinevaid, aga just nimelt need näited illustreerivadki seda, miks raamatu pealkiri on ka naise iba, et seal on üks lause, mis tundub niivõrd süütu ja tolerantne ja mõnus ja tore ja kaasarvestav ja kõike muud, aga tagataustal väga tihti on seal see tähendus midagi muud ja see tegu, mis saab järgneda ka.
on midagi muud. Ma nüüd ei ütle, kõik naised on litsid ja mehed on head ja mehed on sitapäed ja naised on head, aga lihtsalt väga tihti me tegelikult ei anna endale ka aru, mida me tegelikult mõtleme, kui midagi sellist ütleme, sest see taustal on midagi muud. Seal on mingi muu nagu taotluslik tegevus või mõte tegelikult taustal. Ja siin on nii illustreerivalt nagu ette toodud need näited erinevatest kohtadest, erinevatest eluvaldkondadest ja etappidest, mis lihtsalt loed ja paned mõtlema, et täitsa pekkis, kuidas me ise nagu aru ei saa, kui need laused ütleme, mida me tegelikult, miks me otse ei ütle siis? Ma tegelikult tahan minna magada selle, ma ei tea, teise Peetriga ja kui Peetri välja ei tule, mis sa arvad, kas võiks uuesti sinuga proovida? Ütle siis otse, et siis ma saan aru, see on valus, aga siis oleks vähemalt aus. See on mehe mõtlemine. Oleks aus vähemalt, valus, aga aus. See ei läheks läbi, on ju. See ei läheks läbi, võtaks kuust ära. Sa pead võtma iba appi, on ju. Kui sa tahad mingisugust siukseid machinatsioone korraldada, on ju. Me rääkisime enne kommunikatsioonist ja ma vaatan, mul on selle kohta eraldi küsimus püstitatud ka, et number 9, et millest tekib sinu arvates tänapäeva suhetes kõige rohkem möödarääkimisi ja probleeme? No tänapäeval ikkagi sotsiaalmeedia tulek ja see, et kõige rohkem probleeme tekitab see, et sul on põhimõtteliselt mitusada miljonit inimest tagataskus. Kellega saab ajada asja. See on number 1, aga muidu ongi see lähenemisviis ja erinevad keeled, on ju. Üks räägib iba ja teine aplausti, no. Ja naised siis ootavad, et intuitiivselt saaksid aru kõikidest vihjetest, on ju. Aga tihti see nii ei ole ja siis, kui mees hakkab jonnima, kui on mingi lihtne ibarism, on ju. Mine siis, kui tahad. Sa saad aru, et see on ei, on ju, ära mine. Aga sa võtad sõnasabast kinni ja lähed ikka, ja siis pärast saad talle öelda, et aga sa ütlesid, et mine, on ju. Ja siis tegelikult on ju, tüli on majas, on ju. Aga vahest mehed siis nagu teesklevad, et nad ei saanud aru, et nad tegelikult ei tohtinud midagi teha. Ja siis neilegi tüli majas. No mingid suksed asjad. Ütlen, mulle kohati vahepeal tundub lihtsalt tegelikult see, kui ma vaatan inimsuhteid või inimesi üldse ja see ei pea üldse olema ainult nagu mees naise puhul, vaid ka sõprade ja sõbrannade puhul. Et seda valesti tõlgendamist, jälle see judge the book by its cover on teise konteksti viies. Ja see puhtalt sõnakasutuse ja sõnadest arusaamise juures on see nagu see mööda rääkimine niivõrd rets, et me tegelikult kohati täna tundub, et keegi võiks kirjutada uue nagu leksikoni sõna või uue õssi nagu selles mõttes, et kuidas nagu või teha kursus, kuidas tegelikult inimestega üksteisega suhelda. Sest mulle tundub, et ei õnnestu see mitte kuidagi ja siin iga lause peale täna solvutakse ja mingid sõnu ei tohi üldse täna kasutada, sest me oleme hakanud, sest see võib kuidagi haavata ühiskondlikult niimoodi kole öelda, et aga sõna on sõna. Meie ju paneme selle tähenduse ja selle mõiste või termini, et see on nagu nii huvitav, kuidas me inimestena oleme muutunud natuke selliseks nagu tussukaks ja teistpidi nagu ei suuda enam üldse avatult rääkida ja kardame seda, et iga sõna, mida ma ütlen, see äkki solvab teda ja ma siis ei ütle üldse. Aga kuidas siis üldse lõpuks saab? Me siis 30 aasta pärast vaatame 30 aastat tulevikku edasi, siis ei suhtlegi üldse või nagu miimikaga vestame või kuidas? Ma isegi tahaks näha, mis 10 aasta pärast toimub. Kui ma vaatan praegu, mis mõju on olnud, eks ju, Instagramil, Tinderil, nüüd on see AI tulek veel, on ju. Panedki AI suhtlema, sest sa ei oska ise väljendada. Ja, no sellest on juba jutt olnud, on ju. Tulevad mingid hologrammrobotid, on ju. Põhiline, et inimesed omavahel ei suhtleks, aga jah, et siis on mingisugused alternatiivid, on ju. Ja robotid ja mis iganes, on ju. Põnev, natuke hirmutav ka, aga see on põhimõtteliselt lähitulevik, on ju. Saame näha. See natuke läheb nendesse Zodiaagi märkide või tähe nagu sellesse iba teemasse. Aga see sama lause, millest me tegelikult saate eelselt ka siin sinuga, minu köögis või toas rääkisime, et ju siis pidi niimoodi minema. Võtame selle korra endale siia lauale ja põrgataks sinuga. Ja naudime seda, sest et ma olen nagu seda meelt, et ma olen suga nõus, mis sa siin kirjutad. Aga teistpidi ma saan aru, mida tegelikult selle öeldakse, sest et ma ise täna olen hakanud ka üha rohkem sellest aru saama, et fuck, aga äkki siis pidigi päriselt niimoodi minema, sest ma ei saa enam aru, mis muu nagu tolk selle kogemuse pidi olema. Ja miks pidi nii halvasti minema mingi asja. Aga sina täna, ma saan aru, et veel ei suuda seda lõpuni aktsepteerida ja ei suuda veel leida seda nurka või leppida või aktsepteerida seda kohta, et aga fuck, ma lasen ta siis lahti, see on done, järelikult nii pidigi minema.
kuidas sa seda nagu oled enda jaoks seda iba konteksti tõlgendanud ja kuidas sa üldse selles ise nagu suhestud või kuidas sa sellega toime tuled? No naised väga palju kasutavad seda, et see on nagu mingi toimetulemise mehhanism, on ju. Kui on midagi, mis ei lähe päris nii, nagu tahtsid, no ju siis pidi niimoodi minema. See on lihtsam nagu edasi minna. Vastutus on lihtsam ära anda ka. Aga meesterahvas võiks natuke analüüsida, mida ma valesti tegin. Ei pidanud nii minema. Tegelikult ma tahtsin hoopis teist tulemast. Nii et see on jällegi natukene rohkem naiselik suke sõnakõlks. Oleks saanud ka teisiti minna. See variant on ka lauas alati, teine. Ma alati aga see on ülilevinud. On. Igas vanusegrupis ma kuulen seda naiste suust, et mis iganes jamaga hakkama saadi või mis iganes valesti läks, siis ju siis pidi niimoodi minema, eks ole. See on natuke nagu ongi see, et ma annan vastutuse ära, lepin sellega, mis juhtus, kukun õrnalt, puudutan nagu varbaga seda, silitan seda ohvri mentaliteeti ka, korraks on, et ma siis olen ka ohver ja ju siis mul peabki perses olema. Aga teistpidi see võib muutuda, just nagu enne rääkisime ka, tagasi vaadatavalt, et see sama, ma toon enda näite mul kunagi, kui mu eelmine suhe siis on, ütleme, mu esimene gümnaasiumi algusaastatel see esimene tõsine aastane suhe, siis see lõppes ära niimoodi, et mind jäeti maha ja ma mõtlesin, et maailm on nagu läbi perses, kõik fucked up pekkis. Ma olen jumala pekkis omadega ja kukkusin mega õnnetusse kohta. Aga sellest sündis mu esimene raamat enda elust. Kirjutasin seda valu läbi, päeviku vormis ja andsin selle välja sellisena. Ja saavutas bestselleri tiitli sel suvel, kui välja tuli 2010 aastane ja siis ma mõtlesin, mis see pealkiri on? Ebaõnnestunud oli tollal. Raamat ise ei olnud ebaõnnestunud, aga raamatu nimi oli ebaõnnestunud. Ja siis täna on piinlik, et see väljas on, aga kuskil pidi alustama seda kirjaniku teekonda, vähemalt ennast avastama. Ja nüüd ma olen tagantjärgi mõelnud, et tol hetkel võib-olla võisin ka öelda, et ju siis nii pidigi minema, kuigi ma tol hetkel öelnud seda süüdistasin ennast ja olin mingi täis segadusena. Aga täna ma näen, et see ju siis nii pidigi minema, see viis fucking selleni ma sain luua nagu mingit teost sellele kogemusele ja valule. Et seal oli oma põhjus, et aga seda me saame jälle teha. Kõik on millekski hea, ja mida rängem, seda õpetlikum on. Läheb meelde vaata. Just. Aga lühidalt, mis juhtus siis või? Millega? Selle suhtega või? Ei midagi, lihtsalt ma olin väidetavalt liiga klammerdav ja ei sobinud. Mina tahtsin saada pikemat tõsisemat suhet, ma olin 1,5 aasta vanem ja tema tahtis, kuule ta oli 14-15, mis sa tahad saada? Tuulutada natuke. Tahtis lihtsalt avastada midagi enamat ja mitte, et nüüd ta läks ja tegi mingit, ma ei tea mida, aga lihtsalt ta tahtis midagi muud. Ja nii ongi, aga see nagu hästi huvitav nagu see lause just, et et ju siis nii pidigi minema, ma ise kuulan ka seda ja ma kuulen seda ühe rohkem tegelikult täna ka, kus me liigume, mulle tundub kollektiivselt ka võib-olla sellesse kohta, kus ongi selline, ma ei tahaks öelda, et maailmast on ära kadunud distsipliin ja robustsus ja nagu selline meestugevus, aga ma näen, et me oleme kollektiivselt muutunud hästi softiks, tussud kõik siin ümberringi, nii mehed kui naised ja muidugi on erandeid, kes, ma ei ütle, et mina see erand olen, ma ei ütle seda praegu kellegile, aga lihtsalt on erandeid, kes on endiselt nagu, sa näed ära otsa, see on raisk, ta on teistsugune, temas on mingi jõud, kas hääletoonis, käsitluses, väärtustes, suhtumises, käitumises ja siis üle kollektiivselt ma näen, me liigume nagu tussukaks, see on lihtsalt hea viis, ju siis pidigi niimoodi minema, ma tundub, et see on hea vabandus lihtsalt. Jällegi tulles tagasi selle türanliku patriarhaadi juurde, et kui see reaalselt nagu oleks meie tänane mingisugune valitsemiskord, siis võiks ju see nagu produtseerida väga tugevaid mehi, on ju. Et miks mitte näiteks võiks olla keskkoolis mingisugune, ma ei tea, kursus, kuidas nagu naisi paremini mõista või naiste psühholoogiast või mingisugusest suksest, kuidas naisi saada kas või. Miks mitte, on ju. Me oleme ju patriarhaadis, on ju. Aga mitte midagi sellist. Seda ei ole üldse. Midagi ei ole. Null haridust põhimõtteliselt. Naiste koha peal. Jah, mis puudutab naisi suhted. Et noh. See mõttes on see huvitav jah, et kui ma võtan tagasi nagu ühiskonnaõpetusele, siis ainus asi, mis sa koolis õppisid, oli see, kuidas kondossi vaena banaani peale. Et see oli ka su enda suguelundi kohta käib jutt, et keegi õpetanud sulle, kuidas naisele seal... Nii kaugele jõuda üldse. Mitte midagi õpetanud. On põhjust peale panna, et. Ma pean siinkohal tunnustama Epp Kärsinit, sest ma käisin ta koolitusel, kui ta esimest kord tuli välja, siis naiste tussumassaaži koolituse ja rinnamassaaži koolitusega. Seal oli päris kihvt nagu nukkude peal näha, mida sulle naine õpetab, mis naisele võiks meeldida.
täiesti teine käsitlus, mida jälle koolis ei tehta. Täna nüüd ta on hakanud seda kultiveerima ja see on jälle, me oleme muutuvas ühiskonnas, mis on väga tore, aga lihtsalt kurb on olnud näha, et me oleme siiamaani liikunud. Peavooluprogrammis on 0. Null, seal ei lasta vaata seda infot läbi ikkagi. See on päris huvitav, nii ma väga loodan, et see teos jõuab nii mõnegi naise ja mehe või ka paari kodukapile, kes suudavad üksteisele otsa vaadata koos, kas või lugeda ja naerda. ja päriselt leida endasse uus külg või uus tarkus või saada paremini aru sellest, kui keegi ajab sul iba, olgu ta siis mees või naine, aga antud olukorras me räägime naiste iba terminitest. Ja siinkohal üleskutse sulle jälle uuesti meeltuletus, kuna inimesed me kõik oleme info üle tulvas nii jõhkralt igapäevaselt ja kes siin saates jookseb teemasid läbi siit ja sealt, siis lihtsalt meeltuletus mihkelsurva.org. Ja see raamat on sinu, kui kasutad koodi KALA, saad -10% soodsamalt ja tõenäoliselt ka rasvase pühenduse. Kui lähed raamatukoodi, siis sa pühendust ei saa, sest et seal ei ole vist ühtegi autogrammiga raamatut tiirlemas. Vahel tehakse niimoodi. Ei ole. No võt. Tuleme veel selle juurde, et ma küsiks võib niimoodi, mis on sinu viimase, kui sa vaatad endas nagu see CV-d ja suhte CV-d, sul on see väga kirkad kogemused olnud ja mis on need põhilised kohad olnud või hetked olnud, kus tegelikult on tekkinud need kohad, kus on siis saanud, ma ei tea, oled sa siis olnud kellelegi armukene, on sul olnud mingid Tinderi date'id, on sul olnud pikemad suhted, lühemad suhted, ma ei tea, sa toob välja ühe suhteid, mingid muid asju, et kust need on tekkinud? Täna rääkisime, et üha rohkem on leida, et sa ütles mulle good luck, kui peaks hakkama uut otsima. Kust need sulle on tulnud? Mis etappe oled sina elus läbi käinud? Kui palju on olnud seda veebis? Kui palju on tegelikult olnud seda, et satute kokku kuskile, ma ei tea, on see klubid, on see mingid pubid, mingid reisid? Mis see sinu see kontekst on olnud? Kus sa oled leidnud enda tegelikult neid partnereid, naisi, kellega need kogemused on tekkinud? Tinder on ikkagi ruulinud siin viimased 5 aastat kindlasti. Mul mingi 10 aastat olnud juba, professionaalsest huvist ma vaatan juba, eks ju, mismoodi nad ennast kirjeldavad biodes ja kogu see pull. Aga jaa, olen ka näinud laisaks ja Tinderit kasutanud väga palju. Aga see on mõneti ka nagu normaalne, sest maailm liigubki selles suunas ühe rohkem, et tänu selle digitaalse ajastule. Ma olen ise ka natuke antisotsiaalne võib-olla, et väga nagu mingitel suurtel üritustel ei käi, on ju. Aga tegelikult ikkagi on need laivis kokkusaamised, mis iganes, kellelgi on mingi sünnipäev või käid väljas kuskil, on ikkagi palju parem algus, ma arvan. Seal sa juba nagu tunned midagi ära, sa näed midagi. Siin sa pead tõlgendama 105 ja hakkama alles hiljem, eks ju. Siis nagu veenduma, et kas kellega tegu on. Ja. Ma igal juhul soovitaks äpid minema visata, lihtsalt olla sotsiaalsed. Käige üritustel, suhelge julgelt inimestega. Ma tegin neid intekaid ka, eks ju, nii-öelda raamatu promoklipikesi suvel. Ja inimesed väga ootavad lähenemist. Kas või tänaval? Ütle paar ilusat sõna, küsi, kus miski asub, on ju. Ja tee mingi kompliment ja ma sain sealt põhimõtteliselt iga inteka, kus ma tegin selle numbri ja me jääme suhtlema. Et see tegelikult ei ole kuhugi kadunud. Lihtsalt inimesed ei pinguta enam. Nii mugava näpp võtta lahti ja hakata Swipeima üksi kodu. Nii et jah. Tegelikult ma mõtlen nagu selle pealt, issand kui ma ütlen, kasutan sõna haige, aga ma ei mõtle halvaga, vaid issand kui haige ja rets on tegelikult see, et tõepoolest, kui kätte saadavaks on tehtud kõik, ma võtan telefoni ja ma istun kodus diivanil ja ma vaatan potentsiaalseid partnereid nagu kataloogi. Tagu, ma ei oleks osanud mis isegi unistada sellest 20 aastat tagasi, et siukese võimalikult see oleks. Sul on terve mingi raadiuses naiste partii ja meeste partii lihtsalt pöidla ulatuses. Ümberringi kõik, eks ju. Täitsa haige tegelikult, kui kätte saada ja kõik on. Ja mõnes mõttes mulle tundub, et ma jälle ei ole Tinderi kasutanud. Ma kasutasin Tinderit 2 nädalat, mitte 2 nädalat aastaid tagasi selleks, et promoda podcasti. Ma tegin eksperimendi. Seda süssid naisele, eks? Ja ta teab seda ka. Okay. Ja mul isegi kirjutati paar korda kommentaare kuskil, et jube jõhkert räägid siin mingist armastusest ja ise oled Tinderis.
taheti vahele võtta. Ja, siis ma kirjutasin, et tõesti jäin vahele, et ka naine teab seda, aga ma tulin tegelikult promoma podcasti. Ma tegin niimoodi, et kui mul tekkis, ma panin kõigile põhimõtteliselt meeldib ja kui tekkis see match, siis mul oli standardtekst, siuke paar lauset, et jõu, ma tegelikult ei taha sust mitte midagi. Ma teen sotsiaalset eksperimenti. Ma olen podcaster, mul on Ausad mehed podcast, oled küll Ausad mehed. Tule kuula ja kui sulle meeldib, siis on äge. Võime vestelda, arutada podcasti teemadel või rääkida eluliste teemadel, aga tule kuula podcasti, enam teed, mis sa arvad sellest. Ja tead, see toimis. See oli hämmastav out of the box turundusmeetod, mis tundus veider, aga see töötas, aga lõpuks ma panin kinni, tundsin, ma ei viitsi. Lihtsalt ei viitsi seda äppi enam hallata. Ilmselt see oleks toiminud ka nagu klassikalises mõttes, et oleks saanud sealt võib-olla mingid teite või asju. Sest et see oli ka nagu väga originaalne lähenemine. No jah, teistmoodi enne, aga see töötas enne, et aga mis ma tahtsin... Eristumine ongi seal, eks ju. Eripära, oluline koht. Kõige oluline koht. Ja. Aga mis ma tahtsingi selleni jõuda, et nagu see Tinderi mäng, et see kättesaadavus, kas ma võin ka eksida siin kohal, et tänu sellele, et see kõik on nii kättesaadav ja see turul, see ütleme lihaletil kõik vedeleb, eks ole, mehed, naised samamoodi ja mida naised eksponeerivad siis oma tisse või enda keha vulgaarsust ja mehed siis võib-olla mingid, ma ei tea, autot või mingid muud ego või mingid tiitlitega. Et mulle tundub, et siis ka teistpidi see et äkki Tinderis on ka agressiivsus suurem ennast nagu esile tuua, et kuna see kättesaadavus on nii suur, siis ma tahan tungivalt tulla igasuguste meetmete, meetoditega psühholoogiliselt rohkem esile. Tänaseks on selge, et tegelikult see on illusioon, et sul on nii, kõik on nagu käe juures ja valik on tohutu, on ju. Pilte on jah palju, aga no inimesed kurdavad, et ega need mingisuguseid häid teite või asju ei saa sealt, on ju. Kuskil tehti mingi eksperiment ka, ütleme nagu keskmine nii-öelda mees siis. Swipe'is 1000 korda ja ta sai 7 matchi ja mitte ühtegi teiti näiteks. Päris hull. Jah, et ta toimib ainult siis sukse väga kvaliteetse siis seltskonna jaoks. Päris huvitav. Nüüd oleks huvitav teada. Ja põhimõtteliselt viia nagu ilusad ja edukad inimesed omavahel kokku. Ülejäänud lihtsalt vahivad. Swipe'ivad lõpuni. Fuck või kurb, aga teisvidu on teiste kohta, et kas naiste see protsent on kõrgem huvitav? Sõltumata kui... Mis protsent? See matchi protsent ilmselt on kõrgem, ma arvan. 10 kordi. 10 kordi kõrgem, loomulikult. Sõltumata, mis punkti skaalas oled. Enam vähem, jah. Päris huvitav. Ja jälle me jõuame siia, mis me rääkime saate algus ka. See eelis olla naine mõnemates ühiskonnas. Ühtepidi on see nagu väga meeste võib-olla liiga primitiivne nagu instinktiivne iha ka, enne ma nüüd lähen ja matchin põhimõtteliselt kõike jumala eest, sest mul juba kuradi munad on siin lillad, aga teistpidi naisel on see eelis, et tal on jalaga segada, mida valida. Üldiselt meestel ei jookse niimoodi 10 naist järel tormi. Just, aga siis nad ikkagi tahavad valida kõige paremat. Ja siis, ütleme, konkurents siis sellele, et keda nemad tahavad, on nii tohutu, et jällegi sealt tavaliselt ei kasva või sünni midagi head. See vend võtab nad kõik vastu küll, aga väga lühiajaliselt. Et see on siuke hüperkaame instinkt, ütleme. Võtta alati siis parim võimalik partner. Ja kui nad seal ilusti on nagu reas ka, miks mitte, siis ma kirjutan ainult sellele, ütleme. Ja siis see kutt saab mingisugune 100 kirja. Siis sorteerib seal omakorda. Ja ülejäänud kutid jäävad täiesti tähelepanutena. Kurat, seal võiks olla mingi siuke süsteem, vaata veel, et see, kellega toimub match, aga edasi läinud, toimub nagu nii-öelda cancel date või nagu sobivusena, siis äpp pakub sulle kohe nagu midagi sarnast, keda sa enne nägid, aga võib potentsiaalne, vaata umbes nagu, et ma ei tea, soovitatud sõbrad näiteks, et lisa Facebooki sõbralistiks, et teil on tuttavad sõpru, et äkki tahad temaga sõber olla, teil oleks match sõbrana olla. Et äkki mingi sama teema, et mingi network süsteem, mis pakub sulle, et aga näed, see ei sobinud, ei läinud asjaks, aga tead, siin on meil selline Steven, kes on üsna sarnane sellele, ma ei tea, Peetrile. Ta ei saa ka nagu väga match. See võib-olla lahendaks seda konversiooni. Hea mõte, tee ära. Peab Tinderile pitchima selle $1 million pitchi ära. Äkki toimiks, jah. Panen... Peavad midagi nagu leidma sinna. Sest vaikselt hakatakse nagu juba loobuma ka. Panen telefoni laadima ja siis jätkame sinuga kohe. Tuleks korras üks huvitava termini juurde nagu cuckoldry. Ma pole kuulnudki midagi sellest, lasen sul sellest endal rääkida ja mis see nagu tähendab ja mis sa oled mõistnud sellele? No see on tegelikult nagu vana teada tõde, eks ju, et kusagil siis globaalselt 5% meestest
kasvatavad enesele teadmata nagu teise mehe last. Aga mis mind nagu üllatus, mis ma nagu hiljaaegu sain teada, et see on tegelikult evolutsiooni poolt nagu toetatud käitumine, soositud käitumine, sest et põhimõtteliselt naise nagu see viljakuse periood, mis on siis mingi paar päeva kuus või midagi taolist, on ju täiesti varjatud, sisuliselt seda ei ole võimalik tuvastada väljaspoolt, on ju. Ja see on üks, meie liik on üks väga vähesed, kellel on selline nagu siis varjatud viljakuse periood. Ja põhjus, seda on uuritud siis nagu, mis võis olla põhjus ja nagu kõige tõenäolisemalt siis peakski nagu olema see, et mees ei saaks näha või kuidagi pidi ära tunda, millal tema naine on viljakas. Et kui ta seda saaks teha, siis ta hoiaks oma naisel silma peal nagu väga pingsalt nendel päevadel. Ei laseks välja põhimõtteliselt. See on selline ohtlik aeg nii-öelda, on ju. No emaste koertega me teeme nii, on ju. Ei lase ta õue, sest me teame, et on aeg, kus ta tahab joosta ringi, on ju. Ja sisuliselt siis evolutsioon tahabki, et naised saaksid võtta võib-olla geenid kiirelt salaja kusagilt nii-öelda paremast kohast. See on mingi tugevam või mingi siuke geneetiline baas või midagi. Ja siis läheks tagasi selle mehe juurde, kes siis kõige tõenäolisemalt rahulikult siis selle järglase nagu üles kasvatab. Kurat, aga see tähendab seda, et 100 inimese kohta 5 kogeb seda põhimõtteliselt. 100 mehest 5 mehest kasvatavad võõrast last. Niimoodi põhimõtteliselt on siis siuke nagu oletuslik päris number. Suur number tegelikult selle koha pealt, tegelikult väga suur number ja paneb mõtlema, et kuidas sa nagu mehena aru ei saa, ta ei ole nagu laps, see on siis ju mitte sinu nagu või nagu. Kas sa ei ole kuulnud seda? See ei ole nüüd iba, aga siuke päris käibe fraas. Kelle nagu sina küll läinud oled? Isa? No kui on laps, kes ei ole kummagi nagu, sa ei ole kuulnud, küsitakse. Ei. Ei, no muidugi olen kuulnud, jah. Uskumatu, et... Kelle laps sina oled? Võib-olla ema kaia. Ühesõnaga, põnev on ju. See väga paneb mõtlema, et mis kuradit, Never know. Never know, just. Tehke veretestu. Iga kord, kui nojah, põhimõtteliselt see on naine on rase, siis peaks kohe minema viima testima, et kuule näita mulle isadustesti kaks juhuks. Kui sa oled nagu sellises suhtes, kus on põhjust niimoodi karta, et ma ei oleks kujutanud ette, ma oleks oma naist sinna niimoodi viinud, aga ma saan aru sellest olukorrast. Ma olen kuulnud ka sellest, et mehed on parajad tuhvlialused mõned ja siis nad lihtsalt naised keelduvad nagu. Kuidas üldse tuled suks ettepanekuga välja, see on nii solvav. Lõpeta ära, on ju. See on meie laps, ole vait. Põnev maailm, jah. Ja see on nii nokk lahti saba kinni olukord, sest ühtipidi ongi see solvav, kui tuleb välja, et tegelikult ongi sinu laps ja sa oled lihtsalt kahtlustanud oma naist ilma põhjuseta. Aga teistpidi, kui naine ei ole nõus tegema ja ongi tegelikult teadlikult ka võõra mehe laps ja ta ei lubagi sul testi teha, siis sa pead leppima teadmisega, et äkki on teise mehe laps, mis on nii, nagu ühtipidi nagu ja naine mind petnud ja valetab mulle. See on nii haige olukord mõlemad pidi tegelikult. Jah. Aga see on nagu hea näide sellest, kui vähe nagu instinktid või selline evolutsioon siis nagu hoolib moraalidest või mingisugustest abieludest ja sellest nagu kultuurilistest nähtustest. Päris hull. Ja kui sa tahad siis olla tegelikult nagu selles kultuuriruumis edukas, on ju, siis sa peadki need instinktid lihtsalt ületama. On ju. Ja. Jätkame suhete teemal ja ma vahetame teemat, lähme. See on rahulikuma teema veel, on ju. Okei. Sul on testid tehtud? Mis testid? Emadus, isadus. Ei ole. Ei ole. Vähemalt ei tea, et oleks teinud. Aga ei olnud võimalik ka, et on kellegi teise laps. Olukord oli selline, et seal ei olnud ühtegi teist meest lähedal. Et ei saanud olla. Meil laps sündis matkaautos Lõuna-Euroopas Tarifas. Rasestus tähendab, mitte sündinud. Me ostasime talle reisil olles, seal ei olnud kedagi peale meie ümber sellel perioodil. Nii et ei olnud kahtluski. Ei olnud kahtluski. Mul on see tõestatud fakt on templiga laual olemas. Aga tuleme siis, tuleme selle juurde, et eraldi raamatus mina seda kohta ei näinud, aga sinuga see eelnevalt räägitud. See sama teema, et ühiskondlikul tasandil täna, miks noored ei taha lapsi?
tõstatasid ise esile selle, see on tegelikult teema, mis ma olen ka paljudes suust tegelikult kuulnud just noori inimesi vaadates ja... Ma näen Tinderis ka seda, ja just. Et vanusegruppides, et ütleme seal praegu 18-20 aastased nagu on isegi nagu välja toonud juba väga tihti bios, et mina... Et üldse nagu ei taha või? Päris huvitav. Et see on kultuuriline. Sest vanasti oli see, et ma veel ei taha, ma liiga noor, aga et ma nagu nii noort ütlen, et I don't want to be never ever, vaata. See on nagu päris huvitav nagu statement. See tundub nagu mingi värskem trend, aga no, ju siis see kultuuriruum praegu soosib, suused sõnumid on ja radikaalne feminism, eks ju. Püüa nagu mõelda, mis see taustal nagu on jah, et kas me on tõesti nii ära irmutatud selle lapsevanemaks saamise kogemusega või sest et ega see ei ole lihtne alati ja mingi perioodid ongi väga keerulised. No see on ikkagi väga keeruline, eks ju, tänapäeval peret pidada, laps üles kasvatada, et see tundub ilmselt sukse, nagu sa rääkisid ka, et noored on pehmod ikkagi nagu väga-väga ränk ülesanne. Mugavam on mitte kasvatada. Lihtsalt siis ma ei tea, mida teha. Mis noored teevad tänapäeval? Ma ei tea, mida nad teevad tänapäeval. Rasked valikud on, kas sa tellid Boldiga või Voldiga. Põhimõtteliselt küll. Peab minema protestima, eks ju, et ühiskond on nii vägivaldne. Ränk elu on. Ja mul pole valikut, millega toitu tellida. Aine. Patriarhaat, vaata. No jah, just on ja teist... Türannlik ka veel. Natuke nagu hirmutab selle koha pealt. Muidugi see ei ole nagu globaalne kriis, et me siin otsustame miljardid inimestega, et me nüüd lapsi saa, et seda ilmselt ei juhtu veel täna, aga ei tea, milleni siis võib-olla, kui jätkub see trend niimoodi 100-200 aastaga jõuda võib-olla lõpuks. No Eesti statistika oli... No näitab ära jah seda. 6 kuu, mis ta oli siis juuni lõpuks, poole aasta näitaja oli, et sündis 500 inimest vähem kui eelmine aasta. Väga ränk kahanemine. Nii et... Riik peab hakkama maksma rohkem raha selle eest, et laps pinnale tuua, siis võib-olla mõeldakse ümber, mitte et raha pärast teha, aga majanduslikult ka, ma arvan, täna survestab. Kas nüüd tuli juba või kohe tuleb nõusoleku seadus sellega kursis? Ei ole kursis. Siis peaks seda trendi veel suurendama. Räägi, mis see täpsemalt, nagu tegelikult see pole kursis. Kõik vahekorrad, mille jaoks pole verbaalselt luba küsitud, enne seksi, on vägistamised. Niimoodi või? Siuke seadus tuli meil. Inimesed isegi tea seda. Et see võeti vastu juba või? Mis võetakse eelnõus või? Minu mõelest kiideti eelnõu heaks. Ma võin eksida, aga ma lugesin. Ehk siis 2 klassivenda peol otsustavad täispeaga või mitte täispeaga sebimise faasis, et magavad või isegi võib-olla on ülikooli tudengid ja siis emmal kummal tegelikult on õigus öelda, et vägistab mind või? Just. Ja tal on õigus? Jah. Täitsa perses ju. Suurepärane. See kindlasti soosib praegu iivet Eestis on ju. See on täitsa ogar ju. Absoluutselt. Minu meelest riik sekkub nagu siis seksuaalsuhetesse. Ja eesmärk on siis see, et me vähendame vägistamisi, mis tundub väga ebaloogiline. Vägistaja ei küsi niikuinii sult luba. See ongi, ta on vägistaja, ta on seksuaalkurjategi. Ta nagu võtab jõuga. Teda see ei peata, et nüüd tuli seadus, et pead luba küsima. Ja nüüd tekib võimalus läbi selle seaduse siis ka tavakodanike tanki panna ja elu perse keerata, kui sa otsustad, et sa oled solvunud ta peale. Jah, lääne näitel siis ongi see, et see maine kahjustamise ja vale süüdistuste nagu tohutu kasv. Ja seda on näha USA-s, eriti ma olen turul just tippude, nende kuulsuste ja muude poolt on seda hästi tugev praegu näha, siin on mingi hästi kõige suurem probleem on see, et kuidas sa tõestad, kas küsis või küsinud. Kuidas sa saad sukest seadust vastu võtta? Ei no jah, sa ei saagi sõna vastu. Ja piisab siis sellest, et enamasti on näha, et naisterahvad muidugi on siis, kes ütlevad, et mult ei küsitud luba. Mehed ei ütle. Ja siis põhimõtteliselt piisab sellest, mingid suuri nagu karistusi praegu ei ole, aga maine. Piisab sellest, kui sa pöördud kohtu poole, Delfi prindib selle kiirelt ära ja vala, eks ju, tekkis sul. See on nii haige lihtsalt. Ja samal ajal vägistamised ei ole nagu kusagil märgatavalt langenud pärast seda. Ehk siis see, mida ta nagu proovib nagu parandada või vältida, jääb täiesti puutumata. Aga keeratakse rohkem pekki, siis põhimõtteliselt normaalsed suhted. Ja sõna vastu jääb ikkagi naine tavaliselt peale tänas ühiskonnas. Tema lause ja väide aine sellise olukorras. Mis on hästi huvitav, ma just
eile vist tegin tööd ja mul taustal mängis telekast mingisugune, või mäletaks mingi laul ja siis YouTube viskas mulle pärast laulu ette, mille pärast Eesti mingi politsei uue vlogi. Polnud ka näinud, Eesti politsei teeb YouTube kanalit nüüd. Ja väga kvaliteetselt HD nagu hull kihvt vlog. Kaamera käib järgi ja näidati siis ühe nagu naispolitseiniku siis viimast ööist vahetust. Mida filmiti siis rääkis peale, eks teevad viidi sündmuskohale, kateti kinni inimesed, kes siis nagu näidati mingid sündmusi, mingeid vaidlusi ja seal oli vägistamine. Nagu ei näidatud kaameras vägistamist, eks ole, aga olukord, kuhu siis politsei kutsuti välja, mindi kohale, näidati meest naist, kes karjusid seal ja mees seal lõhkus lammendas ja siis see naine ütles ka, et viimase 2 öö jooksul on olnud, mis ta ütles, 3-4 vägistamisväljakutset. Ja siis ta ütles ka, et sinna. Üleüldse Tallinnas, on ju, et mis on tegelikult päris palju juba, põhimõtteliselt 2 tükki öösel, see on nagu väga palju juba, te ilmselt on rohkemgi, on ju, võib-olla. Aga ta ütles ka, et see on nagu nii hull, et sellises olukorras kahjuks on niimoodi, et naise arvamus jääb lihtsalt peale. Sest et ebatõenäoline, et suurt meest väike naine vägistas. Või et ta valetas, ja mees tegelikult midagi ei teinudki, siis ikkagi suhteliselt nõrgemat ja väiksemat. Aga et neid saab eraldada ja siis pärast kainena või muus maha rahunud olukorras uuesti lahendada, aga tol hetkel seal kohe sündmuskohal ikkagi politsei läheb selle naise leeri, sest tema on see potentsiaalne ohver. Absoluutselt. Ja see on nii nagu mõne mõttes nagu arusaadav, aga teistpidi nii ebaõiglane mõne mõttes. Absoluutselt. See on päris huvitav ühiskond meil. Neid tegelikult seadus hästi palju erinevaid veel, mis on tegelikult täitsa jaburad. Ja fakt on see, et see on läbi kukkunud läänes juba. Miks sa siis võtad siia selle kasutusele? Meil on nii palju näited, et su käsi toimi. Järelikult agenda on kuskil mujal.